Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, ma avan siis meie koosoleku seoses Narva linnaühingute juhtimise järelevalve auditiga ja kutsutud on meil Narva esindajana proua Katri Raik, linnapea ja peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht härra Tom Petrell. Kuulaksime ära siis selle auditi, seejärel annaksime sõna proua linnapeale. Palun. Aitäh. Käin siis kiirelt läbi, et väga pikalt ei taha kõiki detaile siin üle rääkima hakata, aga auditi teemaks oli siis Narva linnaühingute juhtimise, korraldus ja järelevalve. Et peaküsimus oli meil auditis siis seotud sellega, et võtsime seadustest erinevad õigused ja kohustused ja vaatasime, kuidas siis Narvas läbi juhtimisahela neid asju realiseeritakse. Et vaatlusel olid 7 valitseva mõju all olevat ühingut ja kogu see küsimuste pakett käis meil kogu siis selles juhtimisahelast alates linnavolikogust, linnavalitsusest kuni ühingu juhatuseni välja läbi, et Narval, nagu mainitud, 7 valitseva mõju all olevat ühingut. Narva haigla kõige suurem, käive niimoodi 37 miljonit umbes, Narva sadam samas seal 53 000, et tegevusmahud on väga erinevad. Et see ühingute struktuur ja portfell on teiste suuremate KOV-idega võrdlemisi sarnane. Et siin mingeid erisusi väga silma ei hakka. Lisaks siis valitseva mõju all olevatele ühingutel on Narval ka 4 olulise mõju all olevat ühingut, 3 sihtasutust, mille hulgas siis näiteks ka Narva muuseum, mida peetakse riigiga 2 peale. Aga alustaks kõigepealt sellest, et mis meile tundub, et mis oli nagu pigem hästi, et kui me võtame äriseadustikust ja sihtasutuste seadusest erinevad nõuded, mis kehtivad näiteks infovahetusele, et siis meie hinnangul neid seal üldjuhul on järgitud, et teatud kõrvalekalded olid, näiteks selles küsimuses, mis puudutab nõukogu informeerimist kord 4 kuu jooksul ühingu majandusseisust, et siin mõne ühingu puhul oli seda tehtud 1-2 korda aastas, mis ei ole piisav, aga sellest iseenesest ei saa järeldada, et nõukogud oleksid Narva ühingutes kuidagi passiivsed, et pigem vastupidi, et mõned nõukogud olid koos käinud isegi rohkem kui korra kuus. Teine asi, mis võib-olla ka nagu positiivse poole pealt väärib väljatoomist, ja on seotud sellega, või küsimusega, et kas juhtorganite liikmed on kinni pidanud oma seadusjärgsetest volitustest, et siin me vaatasime tehinguid seotud osapooltega, ehk siis kas ühing oli teinud tehinguid ühingu nõukogu või juhatuse liikmele kuuluvate ettevõtete ja teiste ühingutega. Et selliseid tehinguid küll oli, aga enamjaolt võib järeldada, et need linnaühingute juhtorgani liikmed siis sellistes tehingutes ei osalenud. Siin väikseid kõrvalkaldeid oli, aga nendest sai auditi käigus linna informeeritud. Ja sama saab järeldada ka igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute kohta, mis kuuluvad nõukogu pädevusse. Selliseid tehinguid oli vähe ühingutes ja meie hinnangul kõigil juhtudel oli nõukogu ka siis otsuse teinud nendes küsimustes. Aga nüüd probleemide juurde minnes, siis alustame sellest, et KOKS näeb ette, et omavalitsus kehtestab ühingutes osalemise tingimused ja korra. Meie Narva õigusakte analüüsides Narvas sellist korda ei leidnud. Tõsi, põhimääruses on mõningad sätted ühingutes osalemise kohta, kuid põhimäärus on kehtiv redaktsioon on aastast 2006, kuid vastav nõue seadusesse, et need tingimused ja osaluspõhimõtted kehtestada, tuli aastal 2011. Et juba puhtalt selle pealt saab järeldada, et Narvas sellist korda ei ole. Tõime Narvale eeskujuks ka teiste KOV-ide praktikaid. Väga mitmed KOV-id on võtnud sellise korra vastu eraldi määrusena. On ka näiteid, kus siis see kord on võetud vastu osana linnavara valitsemise korrast. Ja KOV-idel on siin vaba valik kehtestada täiendavaid juhiseid ühingute juhtimiseks. On paika pandud näiteks täiendavad nõuded infovahetusele, täiendavad reeglid selleks, millistel puhkudel üldse ühingutes osalemine on põhjendatud, et näiteks Tartu linnas on selline säte, et enne kui hakatakse otsustama, kas ühing luua, peab sinna lisama põhjaliku majandusanalüüsi, et miks just ühingu vormis tegutsemine on põhjendatud.
Teine probleem, mis selle strateegilise raamistikuga meil silma hakkas, on see, et ühingute tegevuse eesmärgistatus on Narvas võrdlemisi ebaühtlane ja üldsõnaline ja ei ole selliseid eesmärke ei linna strateegilistes dokumentides ega ka ühingu juhtorganite tasemel kehtestatud dokumentides, mille põhjal siis saaks hinnata, kas ühingus osalemine üldse on põhjendatud ja kui edukas ühingus osalemine on. Tõsi, mõningaid näiteid võib-olla Narva enda praktikast leiab ka, et Narva Vesi näiteks oli juhatuse liikme lepingu lisana kehtestatud sellised nõuded. Aga omaniku ootused laiemalt on teema kindlasti ka, millega Narva linn peaks tegelema lisaks sellele korra kehtestamisele ja ka siin võib pilgu pöörata teiste KOV-ide praktika poole, kust leiab päris häid selliseid suuniseid, et millised need ootused võiksid olla. Probleemiks on meie vaates ka see, et nõukogu juhatuse rollid on kohati sassi läinud. Nõukogu, kes peaks tegelema eelkõige strateegilise juhtimisega ja järelevalvega ühingule, on teatud puhkudel võtnud vastu otsuseid, mis kuuluvad ühingu igapäevase majandustegevuse hulka. Näiteks mingite hinnakirjade kehtestamine, tavatöötajate palkade maksmine, premeerimine kuni selleni välja, et ühes ühingus otsustati nõukogu tasemel seda, kas maksta töötaja lähedase kaotuse puhul talle matusetoetust. Et need kindlasti ei ole küsimused, millega nõukogu peaks tegelema ja see tegelikult raskendab nõukogu ühe olulise rolli täitmist, milleks on järelevalve juhatuse üle. Nägime probleemina ka seda, et kuigi neid tehinguid seotud osapooltega, mis oleks kujunenud probleemseks, ei olnud pea üldse, siis ühingute tasemel see seotud osapoolte arvestus oli väga hõre. Et see ei hõlmanud enamasti, kui Narva Vesi kõrvale jätta, siis teise 6 ühingu puhul see ei hõlmanud neid ühingud, mida meie näiteks väga lihtsasti avalike andmete põhjal tuvastasime ja millega siis linnaühingute juhtorgani liikmed on siis kas läbi omaniku staatuse või siis ka selles teises ühingus juhtorgani liikme rollis olles seotud. Siin oli näiteks ühes ühingus oli seal seotud osapoolte arvestuses vaid raamatupidajad nimetatud või see olid nimetatud vaid linna enda ühingud, millega need samad juhtorgani liikmed paralleelselt seotud olid. Ja sellise puuduliku arvestusega kaasneb risk, et sellised tehingud jäävad tegelikult tähelepanuta. Kas või kõige sellise lihtsama asja puhul, mis on majandusaasta aruandes info avalikustamine, kui selliste osapooltega on tehinguid tehtud turutingimustel, erinevatel tingimustel. See kindlasti vajab tähelepanu. Vähene kontroll ühingute üle, et selle auditi üks ajend oligi Narva Vee 2019. aasta korruptsioonijuhtum. Tahtsime näha, et mis siis on linna sisekontrollisüsteemis ühingute suunal muutunud sellel järgnevatel aastatel. Inimesed, kellega rääkisime auditi käigus Narva linna poole, tunnistasid ise ka, et mingid põhimõttelisi muudatusi tehtud ei ole. Toona oli probleemiks ühingu hanked ja altkäemaks nende hangetega seoses. Ühingute hankeid praeguse volikogu valitsemisperioodil kontrollitud ei ole. Ja ka linnavolikogu revisjonikomisjonilt on ühingud tervikuna saanud vähe tähelepanu, et on kontrollitud 2 ühingut 7. Et me mööname, et revisjonikomisjon ei peagi kõike, ta ei saagi kõike kontrollida ühesuguses mahus ja igal pool ei peagi viima läbi põhjaliku kontrolli, aga ühingute teemat ei ole revisjonikomisjonis käsitletud ka mingil muul moel, kas siis nagu päevakorrapunktina mingi analüüsi vormis või riskihinnangu vormis. Et siin aastaid tagasi võeti riigi tasemel vastu omavalitsuste sisekontrolli süsteemi juhised ja seal soovitakse ka revisjonikomisjonil teha selline terviklik riskidepõhine tööplaan, kus on kogu see tegevusväli ära kaardistatud ja siis selle põhjal panna paika prioriteedid. Me ei näinud, et Narvas selline asi olemas oleks. Revisjonikomisjoni liikmete rollikonflikt on ka see, mis võib kujuneda probleemiks revisjonikomisjoni töö planeerimisel. Volikogu liikmed, kes on revisjonikomisjoni liikmed, kuuluvad samal ajal ka ühingute nõukogudesse, koguni nii kohati, et revisjonikomisjoni esimees on samal ajal ka ühingu nõukogu esimees. Et see ei ole otseselt keelatud, aga see võib hakata pärssima objektiivsus kontrolliobjektide valikul.
Ja viimaseks siis ühingute tugev politiseeritus ja ebastabiilsus seoses sellega. See ei ole kindlasti mingi Narva eripära, et ühingute juhtorganites on tegevpoliitikud, kuid Narvas selle pahupool või varjukülg tuleb läbi selle eriti kuidagi reljeefselt välja, et see ühingut, kuna koalitsioonide see käibe vahetuskiirus on hästi kõrge, siis koos sellega tehakse ka nõukogudes enamasti täiskoosseisu vahetused. Ja kui siin viimasel valitsemisperioodil on olnud 6 koalitsioonivõimul, siis ka nõukogude koosseisudes on tehtud reeglina 4-5 koosseisu vahetust ja enamik volinik on saanud siis kätte harjutada nõukogu liikmeks olekuga, et 31 volinikust 29 on saanud nõukogudes olla. Et see on ka, võib tekitada kahetsi tunded, et ühtepidi võib mõelda, et väga kogenud on volinikud siis nõukogu liikmena, aga see nõukogu liikmeks oleku aeg on jäänud paraku suhteliselt lühikeseks ja kui neid iga-aastaselt või tihedamini välja vahetada, siis ei teki sellist süvateadmist ühingute arendusvajadustest, probleemidest ja et mis siis oleks oluline strateegilise juhtimise tasemel. Ja see võib olla ka üks põhjus sellele, mida siin eelpool sai mainitud, et ühingute nõukogu ja juhatuse rollid on segamini natukene läinud. Ja ühing kui nõukogu siis on kohati nagu laiendatud juhatus. Audit lõpeb soovitusega. Siin samamoodi tegime soovituse Narva linnavalitsusele. Võiks kehtestada selle korra, mida siin mainisime ja mida KOKS ette näeb, samuti omaniku ootused. Selles korras võiks paika panna siis ka rollijaotusele täpsemalt suunised ühingute nõukogu ja juhatuse rollijaotusele ja ka siis sisekontrollisüsteemi võtmeküsimused võiks ära lahendada. Ja need tegevuse eesmärgid siis samamoodi sarnaselt siin mõne teise eeskujuliku KOV-i praktikale. Et me loodame, et see loob paremad eeldused ühingute juhtimiseks. See minu poolt kõik, aitäh! Aitäh ja ma annaksin siis sõna sellele käsitlusele vastamiseks proua linnapeale. Nii, aitäh Riigikontrollile põhjaliku töö eest. Lisan, et Jelena Koolupõe, meie Rahandusameti juht, on ka meiega siis ekraani teel. Narva linnavalitsus on kinnitanud, et me oleme kõige tehtud märkustega nõus. Ja täname suure ja põhjaliku töö eest, mis aitab meil siis edasi liikuda. Olen nõus, et linna põhimäärus vajab uuendamist ja mitte ainult selles kontekstis, millest me praegu räägime. Te rõhutasite, et see on aastast 2006, mis on tõstigi ammu. Narva linnavalitsuse struktuur vajab muutmist, aga kahjuks ei ole meil seda poliitilise ebastabiilsuse tõttu olnud ei ühel ega teisel linnavalitsusel võimalust teha, nii et linna põhimäärus kindlasti vajab läbi töötamist. Mis puudutab siis vastava tingimuste ja korra väljatöötamist Narva linna eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemiseks, siis Riigikontroll on märkinud ka siin tähtaja 2025 3. kvartal, mis langeb teatavasti kokku kohaliku omavalitsuse valimistega, nii et eks me teeme oma parima, et selline kord kehtestada, selleks on ka häid näiteid olemas. Me oleme koostanud ka esialgse või poolest linnapea on koostanud esialgse töökava, mida siis selle auditi põhjal on võimalik teha ja suhteliselt lihtsasti, ütleksin ma, et homme on meil volikogu istung selle hooaja viimane ja ma olen palunud volikogu esimehe käest võimalust ka esineda siis selle samade põhitulemustega, aga siis eelkõige sellega, mida me nüüd siis teeme. Lisan vahele, et ka kohalik ajakirjandus on nii-öelda, kuidas ma ütlen, pealiskaudselt neid võimalik, et siin istujate arvates pealiskaudselt siis neid tulemusi tutvustanud, et me oleme kohalikele ajakirjanikele ka siis informeerinud või selle dokumendi teinud, kuidas ma ütlen, lihtsamas keeles arusaadavaks põhijäreldused ja kohalike ajakirjanike huvi muidugi pälvis siis kohalike poliitikute massiline osalemine nõukogudes ja lühiajaline osalemine. Kindlasti on oluline, ma ütleksin siis mõned asjad, mida me kavatseme kohe teha. Märkukiri nõukogudele
ja nõukogude liikmete koolitus, et selgitada veel kord, mis on siis nõukogu liikme ülesanne, mis on ka nõukogu esimehe ülesanne, jälgides siis tõesti nõukogu tegevust. Tahame teha ka sellise näidiskorra, et kõikides meie ühingutes oleks siis olemas sellise korruptsiooni vältimise kord, olgu see siis seotud osapooltega tehingute tegemine, hangete tegemine, ehk siis tekiks selge selline, kehtestaksime sisekontrolli miinimumi, mis siis peaks olema olemas igas ühingus. Mis puudutab omaniku ootusi, siis meil on täpselt avatud praegu nagu igal pool kohalikus omavalitsuse arengukava uuendamise protsess, kus me jälgime, et kõik ühingud saaksid nii-öelda vääriliselt nimetatud vähemalt arengukava teemal, aga kindlasti see omaniku ootuste sõnastamine ja mitte ainult sõnastus parandada, suurendada, kasvatada, vaid mis ajaks ja milline milline on arvnäitaja ja mis ajaks tuleb kindlasti kehtestada. Arusaadav on see, et praegu valimisteel ajal ei ole sellega ilmsesti mõistlik minna sügavalemale kui arengukava, aga edaspidi on see kindlasti vajalik. Tugeva politiseerituse küsimuses 4-5 koosseisuvahetust keskmiselt ühes nõukogus on kindlasti olnud palju, ka ma ise olen olnud nõukogu esimees, andnud sellesama teatepulga üle kõrvalistööle, siis võtnud uuesti üle, nii et kõik me teame, kuidas see siis käib. Aga selge, et me oleme nüüd läinud siiski seda teed, et me oleme leidnud oma nõukogudesse ka mittepoliitikutest osalejaid, et kui me nüüd jõuaksime nii kaugele, ma arvan, et see on üldisem küsimus, et meil oleks, ma ei tea, 3 poliitikut ja 2 spetsialisti, oleks väga hea. Meie hea näide on Narva haigla, kus on esitatud nii Tartu Ülikooli Kliinikum kui Sotsiaalministeeriumi. Meie töö käib tõesti väga tihedasti, ütleme ausalt ka rohkem siis nõukogu esimehe ja nende 2 liikme abil. Meil on Narva muuseumis 1 linna esindaja, ei ole otseselt poliitik, vaid on kohaliku turismiklastri juht Ida-Virumaalt, mis on Narva muuseumist, me enam ei loe igal teisipäeval Postimehe esileheküljelt, et me oleme saavutanud seal töörahu ja edasimineku. Meil oli seal palju probleeme. Samuti oleme Narva linna arendusse kaasanud 1 välise liikme, kuna perekond Piilmanid on annetanud Narva linnale 1 000 000 eurot, mis on üsna ebatavaline, eks ju, eraannetuse maht. Ja arusaadavalt nad siis tahtsid ka oma esindajat linnaarenduse nõukokku, mis on minu meelest selle linnaarenduse dünaamikale meie Äkkeküla spordiala arendamisele väga positiivselt mõjunud juba esimese paari kuuga. Kõik asjad ei olnud maailmas eile, aga eile toimus ka Äkkeküla tuleviku arutelu, nii et väga hea mulje jäi sellest, et me sellel teel püüame vaikselt liikuda. Ka Narva Vesi saab siis ühtseks regionaalettevõtteks Narva-Jõesuuga ja nii tekib ka siis Narva-Jõesuu esindaja Narva Vee nõukokku. Nii et see paljusus kindlasti aitab meid edasi. Puudutab volikogu revisjonikomisjoni, siis kindlasti on oluline, et revisjonikomisjon meie ühingutele tähelepanu pööraks ja kindlasti homses volikogu meile tehtavas ettekandes ma juhin ka tähelepanu, et tõesti pole parim, kui volikogu komisjoni esimees on ühtlasi ka siis mõne nõukogu esimees, vähemalt siis on asjakohane ennast mingitest aruteludest distantseerida, aga nagu me aru saame, ei anna linnapea volikogule korraldusi, kuidas asju ajada. Nii et kokkuvõttes me võtame seda aruannet teie tõsidusega ja võtame kui aabitsad, kuidas nagu edasi liikuda lihtsamatelt lahendustelt siis keerulistematele või sügavamatele lahendustele. Et veel kord suur aitäh põhjaliku töö ja konstruktiivse ja sõbraliku suhtumise üle, et me oleme läbi teinud sellel kevadel 2 sellist riigi poolt tehtavat auditit või läbivalgustust, 1 haridusministeerium ja teine Riigikontroll. Ja Riigikontroll on eeskujuks neutraalsel ja rahulikul ja tasakaalukal suhtumisel Narva linna, et aitäh selle eest, see on olnud suureks toeks. Aitäh! Nii, aitäh, aga läheme küsimuste juurde, härra Jõgrav.
Jah, tänan tehtud töö eest ja ettekanne eest. Küsimus on samast revisjonikomisjonist. Revisjonikomisjoni juhiks või esimeheks on saadik Jelena Pahomova. Ja opositsiooni poolt, meie poolt oli tehtud juba ammu ettepanek, et kontrollime sihtasutuse Narva linnaelamu. Aga mida huvi pakub, et linnaelamu juhatuse esimees on Jelena Pahomova poeg, Aleksandr Pahomov. Ja tegelikult juba 3 kuud, vähemalt 3 kuud volikogu esimees ei pane seda päevakorrapunkti päevakorda. Ja homme toimub järgmine istung, volikogu istung. Ja jälle see punkt jääb maha. Mida teha? Aitäh. Nii, ma arvan, et siin on võib-olla proua linnapea kõigepealt ja siis Riigikontroll, et proua Raik, miks siis Stalnuhhin ei pane Pahomovi poja uurimise küsimust päevakorda? Kõigepealt Mihhail Stalnuhhin on fraktsiooni esimees, Tatjana Stolfat on volikogu esimees. Ma küll ei kujuta ette, kuidas auväärt komisjon ja Riigikontroll saavad Narva linna siseasju siin hakata lahendama. Muidugi on mõistlik päevakorda vastavad küsimused panna ja eks linnaelamu on olnud pikemat aega paljudele inimestele pinnuks silmas. Proua Pahomova on olnud seal kauaaegne juht, nüüd on tema poeg selle juht, vaieldamatult. Vabandust? Sina nimitasid teda. Kui me nüüd sellele tasemele läheme, mida tegid sina, mida tegid mina, siis me siin hästi ei lõpeta ja auväärt komisjoni liikmed ja Riigikontroll ei mõista meid üldse. Minu jaoks on oluline Narva maine ja sellele tasemele ma ei kavatse laskuda. Ma annan selle sõnumi kindlasti kohe, kui ma siit lahkun volikogu esimehel edasi ja ma loodan, et seda küsimust on võimalik homme siis volikogu istungisel või teisel viisil käsitleda. Minu meelest me peaksime oma asjadega ise kodus hakkama saama, kui me seda hakkama ei saa, siis me vajamegi ilmsesti suuremat kontrolli. Aitäh! Soovib Riigikontroll seda kaasust ka? Seda on jah, selles mõttes, et eks siseasju on keeruline kommenteerida seda poliitilist olukorda tasakaalu, et palju sõltub sellest, aga üks asi ka võib-olla, mis nagu, loomulikult see sõltub ka poliitilisest tahtest, aga revisjonikomisjonil võiks ka olla võib-olla selline pikem plaan, nagu siin ettekandes sai mainitud ka, et riik on andnud suunised omalt sisekontrollisüsteemi ülesehitamiseks ja seal soovitaksegi sellist laiapõhjalist riskipõhist lähenemist, et revisjonikomisjon võiks ka pikemas plaanis endal paika panna kõik need riskantsed valdkonnad ja selle alusel siis ka prioriteedid, et see võib-olla annab kindlust, aga ega me ei ole ka naiivsed, et eks see poliitiline olukord on nagu ta on. Nii, aitäh. Mul on küsimus proua linnapeale, mis puudutab seda, et ütleme, mis siis tegelikult on selgitus Narva linna poolt selles küsimuses, et 2011. aastast ehk siis juba 14 aastat on nõutud, et kehtestatud peab olema kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi Narva linnal eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord. Just, 14 aastat on möödunud seaduse nõude puhul, et miks tegelikult seda ei ole lühidalt vastates? Eks see vastus ole see, et linnajuhtimine on olnud korralik ja kindlasti nõuab tugevat pühendunud linnasekretäri lisaks poliitilisele juhtkonnale. Me viisime pikema vaidlusega sisse ka sisekontrolöri ametikoha, tegime struktuuri muutuse, kahjuks ei õnnestunud me sisekontrolöri valida, ta loobus viimasel hetkel, püüame endale sisekontrolöri leida ja siis ka edasi tegutseda. Ju pole need teemad olnud nii tähtsad või on peetud miinimumiks ma nimetan kehtivat linna põhimäärust piisavaks, kindlasti see piisav ei ole, sellepärast ongi Riigikontrolli töö väga väärtuslik, et nüüd on võimalik teha, eks ju, ongi tehtud, mida ma siin ka püüdsin ette kanda punktid, mis siis tuleb teha ja ükski nendest tegevustest ei ole
nii kohutavalt suur, raske ja keeruline, et ma teen kõik endast oleneb, et me oleksime juba sügiseks paremas seisus. Mul ei ole head vastust, jääb üle vaadata sügavalt lauale ja püüda edasi tegutseda. Aga ma küsin nõnda, et see on seadust tulenev nõue, mida ei ole täidetud. See on, mida vähemalt on tuvastanud Riigikontroll, ma saan aru, ka linnapea seda järeldust ei vaidlusta. Et mu küsimus on Riigikontrollile, juriidiline isik ei ole täitnud siis avalik-õiguslik korporatsioon, ei ole täitnud siis seadusest tulenevat nõuet. Kes kannab sellest vastutust selle juriidilise isiku nimel, et Riigikontrolli hinnangul, ja võib-olla oleks hea kuulata ka proua linnapea hinnangul, kes sellest vastutab, et seda seadusest tulenevat nõuet 14 aastat ei ole täidetud? Ja võib-olla proua linnapeal on siis täiendus, et kas ta on nõus Riigikontrolli käsitusega? No selles mõttes, kui ega seaduses otseselt ei ole öeldud, et kes see vastutab, et eks see võimul olijad vastutavad kogu oma organite pädevuses, et ega seda rohkem teisiti ei saagi kommenteerida. Ainus lahendus on, võib-olla ei olegi, võib-olla loomulikult kindlasti see on nagu intrigeeri küsimus, et kes see vastutab, aga meie vaatest on kindlasti olulisem, et kuidas edasi, et see kord tuleks kehtestada, nagu Maurits ka soovitasime ja on hea tõleda, et Narva linn on seda teed ka nagu minemas. Ja, proua Reik. Ma juhin tähelepanu, et linnavalitsus saab ette valmistada need dokumendid, eks ju, ja nende kehtestamine on ikkagi volikogu pädevuses tähtis, et nad võetakse päevakorda ja ka seal kehtestatakse, nii et seda juriidiliste isikus osalemise tingimused ja kord tuleb ju kindlasti, eks ju, viia volikokku, aga veel kord ma rõhutan, et seda suhtumise tõsidust ka härra komisjoni esimehele, et homme ma tõesti volikogu istungi eel olen palunud sõna ja linnavolikogu esimees on mulle seda lubanud, et see paber ei jää nii-öelda üheks paljudest paberitest, vaid muutub konkreetseteks tegevusteks. Ilmselt väga kaugele minevikku aastasse 2011 püüame vaadata tulevikku. Aga nii nagu ajaloo teadus tegeleb Riigikontroll toimunuga ja järelduste tegemisega siis konkreetses juhtumis 23.–24. aastast. Ja me liigume siis ajalises perimeetris edasi poole. 2019. aasta järgsesse. Riigikontroll esitab punktis 24 auditis väga tõsise väite. Selle kohta, et selgus, et aktsiaseltsi Narva Vesi 2019. aasta korruptsiooni juhtumist ajendatuna ei ole Narva oma ühingute kontrollisüsteemis muutusi teinud ega rõhuasetusi muutnud. Proua linnapea, milline on teie kommentaar, kuna ei ole ka tegelikult Narva linna nimel vastuses Riigikontrollile seda küsimust nii detailselt käsitletud? Miks seda Narva linn ei ole teinud? Veel kord ilmselt on lepitud miinimumist miinimumine, mis on linna põhimäärus ja ei ole püütud siin kohal edasi minna. See näitab vahest linna kogu üldise juhtimise ja dokumentatsiooni haprust. Me räägime praegu ühest asjast. Me räägime korruptsioonist, võimalust korruptsioonist, ühingutest. Meil on terve hulk probleeme personali arvestuse ja personalitööga. Nii et Narva linna juhtimine vajab üldiselt märkimisväärselt parandamist ja küsimus on ju poliitilises stabiilsuses, kui on nii turbulentne 6 koalitsiooniga, nagu Riigikontroll kokku on lugenud kenasti 4 aasta jooksul, siis on väga keeruline teha pikemat ühisosa nõudvaid otsuseid. Õnneks ei leidnud Riigikontroll midagi otse korruptiivset praegu, mis on väga oluline ja milles ma olen kindel, et nii Narva vee korruptsiooni juhtumist kui ka 2018. aasta toimipiirangu rikkumisest, kus 8, kui ma õigesti mäletan, volikogu liiget uurimise alla võeti, on üldine arusaam sellest, mis asi on korruptsioon ja mis asi on seotud osapool ja mis asi on otsustamises osalemine siiski märkimisväärselt muutunud ja inimesed on
ettevaatlikumad volikogu liikmed ja saavad paremini aru, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud. Kindlasti veel kord ka selle aruande järel tuleb Narva veele pöörata eraldi tähelepanu. Küll olen ma kindel, et praegune Narva vee juhatuse liige on pühendunud ja mingit korruptsiooni asutuses ei ole. Seda enam, et praegu oleme Narva veega palju tegelenud läbi mitme linnavalitsuse selleks, et moodustada regionaalne veeettevõte Narva-Jõesuuga koos ja selle tõttu on tehtud mitmeid analüüse ja on tegeletud Narva veega nii-öelda teises vaates, aga siiski ka tuleviku vaates. Aga ma ei püüa kuidagi meid õigustada. Veel üks kord, märkused on asjakohased ja tegevuskava tuleb ellu viia nii palju, kui siis sinistujast sõltub. Nii, Anti Allas. Aitäh, et mina kindlasti soovin jõudu Narva linnale poliitilise stabiilsuse saavutamisel. Kõik teised linnad on ka need kõik asjad läbi käinud, et õnneks mõnes kohas on see kiiremini toimunud, et nii ütelda kõik on kinni, ütleme ikka otse ausalt kandideerivate volikokku kandideerinud poliitikute ootustest, mida tähendab osalemine selles poliitilises protsessis. Ja mida stabiilsemaks selle võimu saab, seda vähem see ootus on, et volikogus osaleme tähendab kuskil, nii ütelda, tähendab raha teenimist. Räägime nagu asjad tegelikkuses on. Ja kui see ootus väheneb, aga selle eelduseks on poliitiline stabiilsus ja mina tahan kiita Narva linna ja minu arust te vähemalt püüate siin selles suunas ja mujalt poolt Eestist vaadates need sammud on õiges suunas, need jõudu. Aitäh. Nii, mul on küsimus selle kohta, et Riigikontrolli sellele punkti 25 toodud, või 24 toodud, nagu ütleme siis, ma tõlgendan seda etteheitena või vähemalt nendinguna, eks ole, et minu küsimus on Riigikontrollile, mida siis, kui te olete selle nendingu teinud, midagi ei tehtud, mida oleks siis pidanud tegema Riigikontrolli hinnangul? Oleks teha kas või neid samu asju, mida me siin osaliselt ka nagu soovitame tänases päevas. Selle olukorra oleks võinud läbi analüüsida põhjalikult, et mis need, kas olid nagu sellised maandatud riskid eksisteerisid, mille nagu realiseerimine siis viis sellisesse situatsiooni. Me kunagi varem oleme ka siin Narva vett kontrollinud. See oligi vist 2017, et kus me vaatasime seda korruptsiooni ennetust teatud KOV-ides, siis aastal 2013 jõustunud uue korruptsioonivastase seaduse valguses. Ja seal me Narva vee kohta ka tegelikult nentisime seda, et kuigi seal asutuses siseselt või ettevõtte siseselt oli paika pandud päris nagu detailne sisekontrolli reeglistik ja seal isegi oli nagu selle süsteemiga kinni püütud rikkumisi, siis tegelikult ühingud juhte ei kontrollinud mitte keegi. Et see ongi see tegelikult üks põhjus, mis ilmselt viis selleni, et selline korruptsioonijuhtum sai juhtuda ja just sellelt platvormi pealt oleks pidanud tegema nagu tõsisemaid järeldusi läbi analüüsima, nagu ma ütlesin, et mis need riskid on ja kuidas neid saab läbi nende vahendite, mis siis linnal on antud, olgu see siis volikogu revisjonikomisjon või linnavalitsuse revidendid, Narvas on linnavalitsuse juures ka revidendid, et kuidas läbi nende tegevuse saaks neid riske paremini maandada. Et ka riigi tasemel tegelikult, ma korra mainisin ka, on antud ju sisekontrolli juhis, et seal on ka väga palju praktilisi suuniseid, kuidas erinevaid riske tuvastada, kuidas neid hallata ja kuidas neile nagu reageerida. Et tegelikult selliseid võimalusi, kuidas see olukord paremini kontrolli alla saada, on üks jagu. Nii, proua Linna. Tahtsin On veel üks teema ju see, et väga paljude meie linnaasutuste juhid kuuluvad samal ajal volikokku ja kandideerivad volikokku. See on üldlevinud praktika, see kindlasti ei tee olukorda lihtsamaks ja ka see sama rollikonflikt, et ühes hetkes on koolijuht, linnapea ülemus ja teisel hetkel
on linnapea tal seaduse jälgides kohustatud tegema ettekirjutuse, et see just nagu sellist volikogus töötamise dünaamikat paremaks ei tee, eks ju, ja sama puudutab ju praegu ei ole haiglajuht pikka aega oli volikogu liige, praegune haiglajuht ei ole, Narva Vee juhatuse liige on olnud volikogu liige, praegu ei ole, aga koolid, lasteaiad, sotsiaaltöökeskus, kindlasti mõni aeg siin kultuurimaja Rugodivi juht, meil on 7-8 inimest erineval hetkel volikogu 31 liikmest olnud samaaegselt linnaasutuse juhid. Ja see kindlasti teeb kogu sellise läbipaistvuse tagamise ikkagi palju keerulisemaks, kus need juhid tegelikult, eriti kui nad on palju, suudavad üldist volikogu dünaamikat väga kõvasti mõjutada. See seaduse muudatus on ju olnud ka arutusel ja ei ole leidnud toetust. See on ka tõesti meie piirkonna spetsiifika. Kohtla-Järvega umbes 100 inimest, kui meil on Eestis umbes 1000 volikogu liiget, siis umbes 100 on samaaegsed asutuste juhid üle Eesti. Ja nendest siis Narvast oli mingil hetkel 7-8. See on nagu keeruline lugeda, sest mingil hetkel keegi juht on olnud, siis eks ju ta on kohusetäitja koha kaotanud. Aga see on nagu märkimisväärne osa siis, mis langeb meile ja see teeb läbipaistvusse, see teeb selle vee ikka tunduvalt sogasemaks, ütleme ausalt, kui rääkida Narva veest. Ma küsin nõnda, et kas proua linnapea, te olete nõus Riigikontrolli etteheitega auditi punktides 26 ja 27 selle kohta, et tegelikkuses seadusest tulenev volikogu revisjonikomisjon ei ole seda tähelepanu Narva ühingutele pööranud. Revisjonikomisjonil ja selles veel kord, mina ei vastuta volikogu töö eest ja ei saagi seda kuidagi teha. Kahju, et täna ei ole meiega linnavolikogu esimeest, ma küll saatsin antud koosoleku linkiga linnavolikogu esimehele, kuna see revisjonikomisjoni roll oli siin ka aruandes täitsa selgelt ja üheselt välja toodud ja siit ka enamus küsimusi praegu nagu näha tuleb. Ma saan ainult selles mõttes öelda, et kui volikogu juhtimine oleks minu pädevus, siis ma püüaksin või ma võtaksin need küsimused päevakorda ja kindlasti vajab revisjonikomisjoni tööaastast tööplaani. Mis on aastane tööplaan? Seda arutab ka ju volikogu. Ja ma arvan, et on mõistlik, kuna meil on siin laua taga ka üks Narva volikogu liige, et me seda ka ühiselt püüame Alekseiga rõhutada, et teeksime nüüd aastase tegevuskava, suhtuksime sellesse tõsiselt ja siis võib-olla saaksime asjad ka paremaks. Ma siiski juhin tähelepanu, et linnaelamut ju revisjonikomisjon käsitles. Päris kindlasti linnaelamu küsimusi proua Pohomova tegi ka vastava ettekande aasta tagasi. Et öelda, et üldse ei käsitletud sellisel viisil, nagu tänane opositsioon ootab, aga käsitleti, et me vajame aastast tegevuskoha. Nii, härra Jevgrafovil on repliik proua Pohomova kontrolli üle. Ja see on naljakas asi, et tegelikult kui me teame, et Narva linnaelamu juhib Pohomova poeg, et mis kontroll see on, et millest me räägime? Kooriline küsimus, mida linnapea sellisel puhul teha saab, aga selge on, et küsimus on laual ja revisjonikomisjonil on mõistlik, et on aastane tegevuskava ja seda ma kindlasti homme oma pöördumises volikogu poole rõhutan, võttes selle kaasa siit komisjonist. Aitäh. Jevgrafovi vasturepliik. Ma stenogrammi huvides täpsustan, et minu teada, et revisjonikomisjoni aastane plaan on olemas tegelikult. Aga meie palve oli see, et me lisame juurde kontrolli ülesanne ja sellest praegu volikogu esimees loobub pidevalt. Ja proua linnapea küll ei vastuta volikogu eest, aga tema töötab koos volikogu fraktsiooni enamusega ja teie liit Stalnuhhiniga lubab tagada seda, et volikogu esimees paneks päevakorda seda tähtsa punkti. Aitäh.
Jään selle juurde, et Narva asju peab eelkõige arutama Narvas. Meie riik ja meie demokraatia on niimoodi üles ehitatud, et kohalikud omavalitsused on oma töökorralduses vabad ja kannavad oma tegevusest vastutust. Nii et neid asju peame me eelkõige arutama siit 210 kilomeetri kaugusel ja leidma oma vahel seadusele vastavad lahendused. Ma kindlasti annan selle koosoleku sisu edasi nii eravestluses kui homsel volikogu istungil. Aitäh! Mu küsimus on nüüd puudutab seda, me oleme tuvastanud, Riigikontroll on tuvastanud, seda möönnud ka Narva linna esindaja, et on vältav seaduse rikkumine, mis puudutab riigi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse nõuetest tulenevaid reeglite puudumist. Nüüd see küsimus on, et puudutab Riigikontrolli hinnangul välja toodud niisugust väga kiiret vahetumist volikogu liikmete poolt seoses koalitsioonide muutumisega äriühingute nõukogudes. Et see on toonud kaasa probleemi, et kas suudavad siis nõukogud täita seadust tulenevaid järelevalve ja juhtimisülesandeid kvaliteetselt seoses sellega, et isikud pidavad vahetuvad. Et kui tõsisena see Riigikontroll seda probleemi hindab ja kas Riigikontrolli meelest oleks siin vaja ka mingid reeglite muutmist, olgu ta siis seaduse tasemel või üleskutsena Narva linnale reeglite muutmiseks, mis tagaks seda suurema stabiilsuse, lisaks ka sellele, mida härra Allas viitas, et peaks olema poliitiline stabiilsus. Me käsitlesime seda teemat, eks ju, ainult ühes omavalitsuses ja ühe omavalitsuse pinnalt. Ma arvan, et ei ole õige teha ettepanekuid õigusaktide muutmiseks üleriigiliselt. Et selle pinnalt sellist üldistust ei saa teha. Ja ka oma auditis me ei asu seisukohale, et poliitikute osalemine nõukogudes oleks kuidagi taunitav või halb. Aga sõltumata sellest, kes on nõukogus, nõukogu peab ühingus tegema nõukogu tööd. Ja selleks on strateegiliste sihtide seadmine ja selleks on ka järelevalve juhatuse üle. Ja meie mure on selles, et kui nõukogu liikmed ka täies koosseisus nii kiirelt vahetuvad, siis neil inimestel puuduvad vajalikud kogemused ja kompetentsid, et teha järelevalvet juhatuse otsuste üle. Ja siis tekib see olukord, kus juhatusel võib mõnikord olla ka mugav delegeerida oma otsusülesanded igapäevase majandustegevuse üle nõukogule. Ja seda olukorda tuleks vältida. Selleks ei ole tingimata vaja muuta õigusakte. See eeldab ka sellist omavalitsuse sisest kokkulepet, et lisaks poliitikutele on ka väga häid valdkonna eksperte nõukogudes, kes saavad siis tasakaalustada seda ühelt poolt avaliku huvi ja teiselt poolt ekspertteadmist konkreetses valdkonnas. Nii palju lisaks veel, et siin küsimus oli see ka, et mis me soovitasime Narva linnavalitsusele, et tegelikult soovituses sisaldub ka see küsimus, et võiks tegelikult anda linnavalitsuse poolt või siis volikogu poolt, kes selle korra kehtestab, praktilisemad suunised, et kuidas nõukogu saaks püsida rohkem oma rollis ja juhatus oma rollis. Et selles mõttes see oli nagu soovitusega meil ikkagi nagu kaetud. Kui tohib, siis ma leian ka olulise väga selgelt tõesti nõukogu liikmetele seletada nende rolli, teha selline vastav siis manuaal või mis on nõukogu liikme roll ja tõesti ka järgmises koosseisus teha nõukogu liikmetele lausa koolitus, mis asi see nõukogu liikmeks olemine on. Volikogus on erineva taustaga, ka erineva riigikeele oskusega inimesi, kes võib-olla vajavad siis natuke põhjalikumat selgitust, on ka uusi liikmeid kindlasti uues volikogu koosseisus, et järgmine või ülejärgmine linnapea ei tuleks siia täpselt samade muredega, et see on oluline. Kes ikka tahab minna teist täiskasvanud inimest õpetama, aga niimoodi see on, et ka see audit veel kord näitab sellise üldpildina, et küsimus ei ole mitte ühes nõukogus, vaid küsimus on mõnevõrra laiem ja vajab ka siis tõesti selgitamist. Narva on täitsa tavaline linn oma väikeste ja suurte muredega, me püüame endaga hakkama saada ja veel kord oleme tänulikud nende suuniste eest, mis meile siin on antud. Nii, selge. Proua linnapea, kuna te olete juba, aitäh, et te saite tulla ka isiklikult kohale, eks ole, komisjoni istungile. Aga lubage mulle siis ka üks küsimus, mis võib-olla väljub sellest konkreetsest auditist. Et teil oli leebe tunnustuse varjus, te viitasite Riigikontrolli erapooletusele, ekspertsusele, oli ka viide, et teil käis, ma saan aru, haridusministeerium kontrollimas siis eestikeelsele haridusele üleminekut.
millised need, kui te saate paari sõna kommenteerida, need kontrolli tulemused olid, kuidas te ise objektiivselt tänase päeva seisuga avameelest hindate eestikeelsele haridusele ülemineku nii-öelda tulemusi, kuhu te olete jõudnud, ja kas riigi poolt, kuna riigil on ka jäänud oluliselt rahalisi vahendeid kasutamata eestikeelsele haridusele üleminekul, kas riigi poolt see tugi on olnud teie hinnangul piisav või mitte? Aitäh väga hea küsimuse eest, ma püüan teha lühidalt, alustades selleks, mida tõesti on vaja hädasti teha ja mis ei ole ainult Narva linna küsimus, on see, et meil ei ole tegelikult nende üleminekuklasside jaoks õppematerjale. Ja meil ei ole isegi praegu eesti keele õpikuid, eks ju, uues olukorras, kus toimub eesti keele õppe ja eestikeelsele õppele üleminek. Ja seda tegelikult möönab ka haridusministeerium ise oma auditis, et seda ei ole riik suutnud teha. Täna on juunikuu, neid ei tule ka 1. septembriks olema ausalt, see lihtsalt ei ole puhttehniliselt enam võimalik. Praegu me oleme olukorras, kus järgmisel aastal õpitakse 5. klassis ajalugu ja kirjandust, kus venekeelsed lapsed peavad lugema Harry Potterit eesti keeles või Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ennemuistseid jutte, õppima ajalugu. Ma näen ainsa võimalusena, et mingisuguse riiklikul toel toetatakse õpetajate poolt välja töötatud metoodiliste materjalide, näiteks Tallinnas või ma ei tea, Kohtla-Järvel, Narvas välja töötatud metoodiliste materjalide tiražeerimist siis teistele koolidele. Olukord on tõsine. Miks see on eriti tõsine? Sest me oleme olukorras, kus meil mitte ainult Narvas on palju vähese kogemusega õpetajaid. Meile tuli Narva möödunud aastal tööle 78 inimest, kes valdasid eesti keelt kõrgtasemel, aga kellel puudus kas magistrikraad või pedagoogiline ettevalmistus, vähemalt ei olnud neil õpetaja kutseteks. Ja kui me nüüd ütlesime, et need aastased lepingud, me oleme haridusministeerium informeerinud sisuliselt, et Narva kavatseb rikkuda seadust, et me ei taha neid kõiki lahti lasta aasta järel, et hakata siis, lapsed on just harjunud ühe õpetajaga, siis toome teise, eks. Siis ma pean usaldama koolijuhte, kes siis ütlevad paljudega, nad soovivad lepingut jätkata. Need inimesi on 16. See tähendab seda, et selline massiline kogemuseta ja põhjalike teadmisteta inimeste sissetoomine ei tarvitse tuua meile edu ja nõuab veel rohkem toetust. Nii et me vajame õppematerjali üle Eesti ja me vajame Narva tugevat metoodikakeskust, mida me oleme ka minister Kristina Kallasega arutanud. Mis puudutab, kuidas on läinud selles olukorras, kus 52 000 kodus räägib esimese keelena 1150 inimest eesti keelt, 2%, ongi eestikeelsele õppele üleminek keeruline. Nii et see, mis praegu on tehtud, on tegelikult, ma arvan, et maksimum, mida me oleme suutnud. Me ei tea tegelikult, mis toimub väga täpselt lasteaias, ka see vajab tähelepanu. Me teame, et meie õpetajad, kes eesti keeles õpetavad, oskavad eesti keelt. Me otsime praegu 75 uut õpetajat, pluss siis 100 õpetaja kohta on öelnud ministeerium, et nad ei vasta nõuetele. Aga see on absurdne olukord, mis ma saan aru, on praegu ka Riigikogu menetluses, näiteks ka mina doktorikraadiga ja mul on diplomi peale ajaloo õpetaja, ei saaks praegu, saaks koolis aastase lepingu, kuna mul ei ole õpetaja kutset, kuna ma ei töötanud aastast 2013 õpetajana. Ja ütleme, et see on absurdne olukord. Mitte, et ma ei räägiks ise endast, või see põhimõtteliselt on absurdne olukord, kus me need inimesed siis tegelikult leiame, et ma kvalifitseerun õpetajaid koolitama, aga ma ei kvalifitseeru 5. klassis ajalugu õpetama täiel määral. Okei, ma saaksin tööd aga aastaks. Et siin on ka seadusandjal oma töö ära teha. Meil on väga erinevad koolid. Me võime öelda, et 3 koolis me läheme väga selget teedpidi. 2 koolis on miinimumist tugevasti rohkem eestikeelset õpet, eriti meie kesklinna koolis. Ja meil on 3 kooli, millega meil on suuremad väljakutsed. Kõik sõltub ka koolijuhist, tema sättumusest, asi ei ole ainult keeles, asi on ka Eesti kultuuriruumi tunnustamises ja väärtusruumis. Nii et me töötame, me oleme alustanud, see, mis on tehtud, on hästi tehtud, aga koolid on äärmiselt erinevad. Ja see on probleem. Mis puudutab haridusministeeriumi auditit, sa pean ausalt ütlema, et ma olen sellest rääkinud nii ministri, asekantsleri kui eestikeelsele õppele ülemineku juhi, õigusosakonna juhi, auditi juhiga, väga mitmete inimestega. Minu jaoks on sügavalt arusaamatu, kui auditeerima tulevad inimesed ei püüagi naeratust näole manata,
vaid saabuvad ruumi ja lahkuvad ruumist, andmata mitte mingit tagasisidet ja nad ei näe endal kohustust anda tagasisidet. See on inimlikult väga vale. Me oleme saatnud kooli inimesed, kes ei ole, me ise teame, et nad ei ole täisettevalmistusega. Ja selline kontroll ei ole mõistlik. Keeleinstituut või ei ole, Keeleamet, eks ju. Keeleamet oli just koolist läinud, kui tuli haridusministeeriumi kontroll, kes seadis uuesti ülesande kontrollida õpetajate eesti keele oskust. Ja tuvastas, et ma ei tea, 100 kontrollitud õpetajast üks ei osanud. Ja siis edasi. Et tegelikult kontrolliti seda, mida enam ei olnud mõistlik kontrollida. Minu meelest, vabandust, et ma nii hinnanguline olen, tehti seda viisil, mis ei ole kohane. Minul oli väga valus kuulata, kui üks audiitor teadis, et nii õudne, ma olen kui juba 3 päeva Narvas olnud. Tõesti õudne, aga siis peaks võib-olla tegema mingit muud tööd, kui me ise ei tunnusta Narvat Eesti osana, eks ju, või meil on Narvas olla nii kohutavalt raske 3 päeva järjest, siis niimoodi me kaugele edasi ei jõua. Nii et see on olnud üsna pikk vaidlus, mul on olnud pikk kirjavahetus, me oleme protestinud auditi tehtud vigu, mõned aruanded kadusid ära, siis nad siiski leiti lõpuks üles, ikka inimlik eksitus. Aga kui see foon on juba nii negatiivne, siis iga väiksem käsi tekitab tormi veeklaasis. Ja meie peame seal linnavõimuna edasi elama ja edasi korraldama elu, kui audiitorid on lahkunud. Ma tean, et ministeerium on teinud sellest ka tegelikult järeldusi ja seda oma maja sees arutanud korduvalt, eks, et kuidas siis ministeeriumi erinevad osad suhtuvad. Aga eelkõige ma palun väga selle kõige hullem selle asja juures on suhtumine. Et kui me tuleme otsima Narvat ja nagunii nad ei oska, nagunii nad ei saa hakkama, siis see lihtsalt ei ole mõistlik. Et suhtumine, neutraalne suhtumine, me oleme kohtunud Riigikontrolli esindajatega enne, kui see meie ettevõtmine algas. Ja just nimelt see neutraalsus ja rahulikkus ja see positsioon, et me ei tule teile ütlema, et kuidas nagu peaks kohe homme tegema või et olete teinud kõik valesti, on meid väga palju aidanud edasi. Oluline on see lõpetuseks, et ministeeriumi audiitorid keeldusid kohtumast ka õpetajatega, vaatamata selles, et Aktuaalse Kaamera uudistes nende juht lubas kohtumist, mis oli eriti naeruväärne, et kui sa lubad Aktuaalses Kaameras, mida terve Eesti vaatab kohtumist, siis sa keeldud sellest kohtumisest ja mida siis linnapea ütleb õpetajatele? Mida? Me korraldasime siis selle peale tänuürituse, sest kuidagi pidi selle asja nagu kokku tõmbama ja ütlema, et me oleme selle protsessi läbinud ja läheme siit edasi. Meil on terve hulk ettekirjutusi, mida me ei ole võimelised täitma. Meil ei ole kuskilt võtta kõrgtaseme eesti keele oskusega psühholoogia, eripedagoogia. Nii et me sisuliselt on võimalik Narva linnale teha märkimisväärne sunniraha nõue juba sügisel, aga see kindlasti ei aita eestikeelsele õppele üleminekut. Tähtajad, mis antakse, peavad olema realistlikud. Kui me ütleme, et inimene peab saada magistrikraadist, ta peab olema vähemalt 2 aastat aega. On ju nii? Ja ta peab olema võimalik sisse astuda magistriõppesse. Möödunud aastal ta ei saanudki astuda, kui tuli augustis tööle, sisseastumine on juunis, kuidas sisseastumisdokumentide esitamine, kuidas ta sai astuda. Et tähtajad peavad siiski olema realistlikud. Et kõikide nende järelevalvete tulemusi ei saa olla võtta maha igasugune motivatsioon. Siin ma tunnen ennast motiveerituna tegelema. Selles auditis see haridusministeeriumi auditi järel olen ka mina endas maha surunud protestivaimu kogu selle auditis toodu vastu. Nii et riigiametnike suhtumine on äärmiselt oluline ja ikkagi tuleb mõista, et Narva on teistmoodi linn, aga meie tahe on hea ja ka minu venekeelsete kolleegide tahe koolides on hea. Täpsustus veel, et eelmisel suvel valitsus pikendas B1 tasemel siis ülemineku õpetajate aastaks. Kas sellega, et B2 nõude peaksid täitma siis oli vist 1. augustiks 2025, kas selle küsimusega Narvas on probleeme või ei ole? On probleeme. Meil on praegu 46 õpetajat käis mai lõpus eesti keele eksamil. 6 kõrgtaseme eksamil, 40 B2 taseme eksamil. Milline on see resultaat? Me näeme kuskil juuli keskel, kui nad saavad, see oli väga suur eksamitegijate hulk, nii et hinnanguliselt kuskil juuli keskel me näeme siis, mis tulemus on. Kahjuks on seal kindlasti inimesi, kes kaotavad töö, see, et kõik edukad on, tavaliselt oleks edukad kuskil 20-25%. Nii et sellisel juhul kaotavad ka need inimesed töö. Meie tõsine probleem on see ja ma tean, et see ei tarvitse siin olijatele meeldida.
või olla poliitiliselt vastuvõetav, aga meie suur probleem on see, et töö kaotavad ka tõsised linna sellised tippõpetajad, kes on siis 60+, kes on viinud õpilasi aastaid olümpiaadidele, füüsika, matemaatika, eelkõige füüsika ja matemaatika, ma ütleks isegi eelkõige matemaatika. Ja siin on küsimus, kas me leiame linnarahades võimaluse võtta paar õpetajat tööle metoodikuna, kes töötaks edasi olümpiaadide nimel, vaatamata nende eesti keele madalamale oskusele. Ma tean, et see võib olla poliitiliselt vastuvõetamatu, aga Narva hariduse sellise eripära, ma mõtlen see matemaatikale orienteeritus, mis ju meile kõigile meeldib, hoidmise tõttu võib olla see mõistlik lahendus. Me praegu otsime vastavaid vahendeid. See tähendab, me võtame tööle, ma ei tea, 40 inimest, eks ju, meil ei ole ka sellist ressursse. Nii et ma tahan sellega öelda, et kõik asjad ei ole alati lõpuni mustvalged, eks ju, aga jah, keeleoskuse B2 või C1 saavutamine on küsimus. Paradoks on see, et täna on lihtsam leida C1 tasemega keeletasemega õpetajad kui B2 tasemega õpetajad, ehk eestikeelne õpe võib minna kiiremaks juba tänu sellele, et me võtame tööle C1 tasemega õpetajaid, näiteks me leiame bioloogiaõpetaja, kes õpetab eesti keeles, järelikult hakatakse seda ainet õpetama eesti keeles. Nii et me anname praegu oma parima, aga koolid on erinevad, koolid on koolijuhi nägu. Nii, aitäh ja vabandust selle teise teema küsimuseks. Ei, see on väga tore, et on huvi meie tegemiste vastu. Nii, aga lugupeetud komisjoni liikmed, kui rohkem küsimusi ei ole, siis mul on ettepanek tunnustada Riigikontrolli vajaliku auditi eest, võtta see töö üles selle teadmiseks ja ma arvan ettepanek, et komisjon peab oluliseks, et Narva linn täidab seadust ja vastavad reeglid venitusteta siis kehtestab, mis seadusest tulenevad. Ja sellega on meie Narva linna käsitlev päevakorrapunkt läbi. Ja meil on veel teine päevakorrapunkt, mis on tegelikult veidi formaalne. Meil head nõunikud saatsid välja ka, et meil on tegevuse aruanne, mis on siis, et me peaksime aasta kohta, kuna vastavalt siis sellele meie komisjoni statuudile, peaksime selle kinnitama. Mul on ettepanek siis lugeda ka see meie tööaasta aruanne, mis refereerib meie koosolekute sisu kinnitada. Kui sellega probleemi ei ole, siis loeme ka selle punkti tehtuks, selle aruande kinnitatuks ja koosolek on läbi. Aitäh!